Eesti võimueliit valmistub valimisteks. Nad käituvad nagu valmistavad sekskohtumisele, kui pole kaua aega saanud. Iga saadik ja iga erakond ootab omamoodi mõnu. Vähesed peavad valimiskampaania tõsiselt nagu rahvale kosja minekut. Muist tahavad ainult lütsi edasi lüüa, nii laialt panna kui võimalik. Aga meie käes on võimu ülekaal, sest rahval on ainsad augud. Seetõttu pole nendel võimalik pimedas meid taguda, vaid peavad katsetama eelmänguga meid võluda. Seda nad on teinud vähese eduga. Need, kellel valimistel pole lootust, tahavad viimast korda rahvale keerata nii sügavalt kui oskavad, vaatamatu, kas meie oleme ka selleks valmis. Vaata näiteks Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Mart Nuti moodustatud Eesti-Fidži parlamendirühma. Päriselt ei seo ju Eestit ja Fidžit muu kui Toompea eliidi soojamaa puhkused. Troopilise kookospähkli, päikeseõli ja libestitega on neil nüüd võimalik Fidži päikse all endid rahuldada. Meie kohustus on seda mõnusat rahva maksuaugu maitset neil tulevikus keelata. Valitud IRL liikmed loodavad kuidagi rahval trussikat maha meelitada. Selgelt pole Juhan Partsi jutt majanduskulude langetamisest, Eesti Energia kadunud investeeringutest, Estonian Air kadunud laenudest ja Vene ärikatele kodakonduse müügist rahvast soojaks rääkinud. Praegune esimees Helir-Valdor Seeder arvab, et viga on nimes. Isamaa Res Publica Liit on sita sees püherdamisega nime määrinud. Uue nimega unustab rahvas, millise sigadega tegemist. Seeder arvab, et kui ta sea peale huulepulka määrib, siis pole ta enam siga. Aga vaevalt, et eestlaste hulgast leidub enam kedagi, kes seaga vahekorda tahab. Ükskõik, mis sea nimi. Mina kindlasti ei hääleta IRL kandidaatidele. Mul on nendest mälestused. Hoidsin ju alles maksuameti kviitungid. Sotsid kartsid oma kinni kasvanud sugutiga rahva ette liputama tulla. Sellist asja pole enne nähtud, et partei lõikas ise oma igavese eesnaha lahti. Eesnahata rahvakepp on sotsidel rohkem valus kohustus kui mõnu. Aga see, et eesnahk eemaldati valitsusest, ei tähenda mitte seda, et munn pole ikka partei pükstes. Aga valimistel võtame selle vea ette ja teeme sotsidest paraja eunuhhi. Las see vana kuivanud ja kortsunud munakott Nestor nühib tühjalt Kaljulaidi vastu. Näitavad ainult rahvale, et rahvas saab hästi elada ilma eesnahata ja ilma munnita. Meil pole ju vaja kütuseaktsiisi, alkoholiaktsiisi, maksutõusu, inflatsiooni, Läti sõidukulu ega kaela määritud president Maksimovskajat. Keskeritel on hoopis teised probleemid. Putini ratas ei oska nüüd muud eelmängu kui tissi otsas rippumist. Ja seda ta on teinud, kuni piim otsa sai.
Kesklinna kinnisvaramüük andis ainult ühekordse rahasüsti. Taavi Aasa rahaallikas Tallinna linna transpordi juures kuivas ka kokku. Alles nüüd hakkavad keskerid mõtlema, et kossjaminek vajab rohkesti ettevalmistust. Pole küllalt, et paned puhtad riided selga. Peab ennast ka puhtaks pesema. Veel tähtsam on leida uut lüpsilehma. Kas on võimalik, et nad leiaks 2 lehma? Kui oled meessoost ja tahad laupäeva õhtul keppi saada, siis sihid ennast naiste sekka. Kui oled naissoost, siis otsid mehi. Aga kui oled biseksuaalne, avaneb avaram mänguväli. Keskerid enam ei trügi ainult venelaste kaisu, vaid ka eestlastele. Isegi Kadri Simson sai ministri koha Urve Palu Rändrahni kõrvale. Saab näha, kas Putini ratas julgeb lahti lüüa ühtse Venemaa liitumislepingust või purskab edasi eestlastele näkku. Reformierakond harjutab rahva ees väga haiget mustkunstiseksi. Aastaid on suur suli Siim tagant pannud ja nõudnud kepi eest veel miljoneid. Mustkunstnikuna vahetas ennast salaja välja tütar Kajaga. Sel ajal, kui Kaja meid edasi kepib, hiilib Siim õue akna ette lehvitama. Näe, olen siin ja panen siit edasi. Ega see päriselt mind ei üllata, kui Siim soovib meid akna tagant edasi keppida. Reformide suguhaigus pole Siimu süüfilis ega nepotism, vaid lihtsalt mädapunn, mida meie peame kõvasti pigistades tühjaks kajatama. Kui tõesti meil suudaks Kajat esimehe kohast eemaldada, oleks Siim tõsiselt vihane. Pole olemas viha talumiskursust, mis teda maha rahustaks. Ega ta pole eriti meeldiv, kui ta vihane on. Ega kui ta vihane pole. Vaata, mis juhtus, kui Kaja asemel taheti Pevkurit esimehe kohale. Nagu oleks parteikaaslased Siimu peale pissinud. Muidugi muist eestlasi oleks seda hea meelega teinud, kui teda just sel ajal poleks põlema pandud. Vabaerakonna juhtivad figuurid Andres Herkel ja Artur Talvik on ka auguotsingul, nagu vee eeldumas. Nemad tahavad rahvast meelitada uue riigipühaga ja sellega kinkida meile rohkem vaba aega. Kui mina selliseid moosi jutte kuulan, hakkan üleni võdisema, söök ei lähe kurgust alla. Olen kas armunud või mul on rõuged. Ei tohiks nii olla. Eestlased pole enam süütud. Toompea seltsimehed on meid juba 20 aastat keppinud. Meie peaks olema võimelised tuvastama oma kasu püüdlikku ja ennast rahuldavat hõõrumist ja erastada seda riigimehelikkusest. Kui eliit meid ei rahulda, siis ärme lubame ennast keppida. Ärme hääletame võimueliidi kandidaatidele ja eelistame üksikkandidaate. Kui me millegipärast tunneme, et võimueliidi kandidaat on tõsiselt vääriline, siis nõuame temalt, et ta avalikult tunnistab, et loobub oma partei nimekirja järjekorrast neile partei liikmetele, kes korjasid temast rohkem hääli. Võtame Eesti endale tagasi.